Tere! Minu nimi on Mari. Tahaksin sinuga täna jagada ühte sihukest väga huvitavat kogemust, mis tõsiselt muutis minu maailma koristuses. Ja selleks oleks koristuslappi kasutamine. Tere, mina olen Tertu. Väga meeldiv. Kas sa, Tertu, näitaksid mulle, kuidas sina praegu lappi kasutad? Kui kaua sa saad oma lappi kasutada? Seni kuni mustaks saab. Kui tihti sa vajad selle lapi loputamist? Ma ei oska öelda nimelt. Kas sa saad kaua koristada selle lapiga? Ei. Selge. Mina tahaksin sulle täna õpetada natuke teistsugust lapi kasutust. Ja nimelt, et kuidas lappi saab voltida ja võimalikult palju puhtaid pindu lapist saada. Ole hea, murra see lapp pooleks. Väga hästi. Murra palun ta veel korra pooleks. Ja pane nüüd veel korra pooleks. Hea lapi suurus võiks olla pihupesa suurune. Nii on teda hea kontrollida. Ja selliselt saame lauda pühkida. Kui üks pool läheb mustaks, siis me vahetame lapil teise poole. Ja saame jätkata tööd puhta lapi poolega. Ole hea, proovi ka lauda pühkida. Väga hea. Sul lõpp väga hästi. Ole hea, võtta see laua äär ka. Väga tubli. Minu meelest nägi asi väga hea välja. Kuidas sul endale tundus? Tundus mugavam ja lihtsam. Mis oli mugavam ja lihtsam? Lapp püsis hästi käes. Väga hea. Aitäh sulle. Juhendamine on oluline koristamise kõikides protsessides ja etappides. Siin esitlesime juhendamise etappe koristuslapi kasutamise näitel. Hea juhendamine arvestab juhendatava oskuseid ning toetab tema tööalast arengut. Hea juhendamine annab töötajale kindluse ja aitab tõsta töö efektiivsust.